sportlasi on palutud korrapidajaile abiks kohalik konstaabel Joonas Imsal. Just nõnda peab see toimima. Just. Aga kus see köster siis on jäänud? Kas keegi on köstri härrat näinud? Tema just uusin Võnnu köster. Tuli just nädal aega tagasi alles ametisse. No, ei ole näinud. Lapsed! Ega teil köstri härrat pole tee peal näinud? Ei ole. Kuidas ei ole siis? Nädal aega tagasi sai just pidulik kutse ära saadetud ja... No minge vaadake veel mäe otsa, võib-olla ikka on näha. Ei mina usu, et see köster siia tuleb. Mis asjad on siia viletsust surtikus asjad akengi pulul? Kes ikka tahab last risti mingi kiriku või siis kui laulatada siis mingi ise köstri juurde. Ega siis köster mõni marutagine koer ei ole, kes mida talust tallu jookseb. Kus ta siis hulvaim jäänud on? Võib-olla ei saanudki mu kirja kätte. Oi, jumal, mis ma nüüd siis teen? Kava läheb ikka nii kaua moodi. No ei ole ikka õigust maa peal ega saagi olema, siis köster tuleb kohale. Mina saan midagi aru. Nad vist peavad meist teiseks messijaks, uueks messijaks. Aga mina ei tea sest välja. Mul liha kõht juba soolikad igatsevad toidu järele ja sinu tundega praelõhna. Oi, kallid! Oi, armsaki! No kuhu olete teie nii kauaks jäänud? Mul oli ka muud tegemist. Muud tegemist? Kus koha peal? Kuurastes või? Või kogu kuustes? Aga võib-olla koguni isegi Võnnus endas. Siin ja seal. Järsku üks naps, pisike naps. On jätta! Ära jälle, mida oli? Ega siis härra tuli kõlba keset õue siis kutsepudelist juua. Ei noh, kuidas teil siis ka nüüd läheb ja teate... Vaadake. Oi, minu vanad pead! Unustasin täiesti ära ennast ja esitleda. Vaadake, siin seisan mina. Kadri Parvi, Lotvina küla, selle Härberi perenaine ja kelle 70. aasta sünnipäevale olete palutud ja kelle majja te olete meelsasti kutsutud. Siin on minu poeg Toomas Parvi ja tema kõrval seisab tema pruud Maarja Mets. See siin on Martin Meos, kelle poja rissetele te olete siis ka palutud. No aga ümberringi, siin on meie aus ristirahvas ja kogundus. Aga nendega te tutvute ise hiljem pärast. No nüüd küll üks väike tutvumise naks. No see on küll üks hea mõte ja mehelik tegu. No, aga köstri annale veel üks naps. Köstri annale veel üks naps. Kallid külalised ja ristirahvas, palume teid kõiki nüüd lauda maitsma meie tagasihoidlikud maiustusi ja kookikesi ja palun teid kõiki nüüd lauda. Nii kauaks meie läheme siis kiriku selle härraga oma kava edasi arutama. Aga mina. Oleme jah, lähme koos. Rahvas on lauda palutud.
siin olla. Päris hea, see on päris hea. Köster võtab sõna. Tõesti, ma ütlen teile, et Jumala sõna on üks väga vajalik asi. Aga kui temaga liiale minna, siis ta võib kergesti hapuks minna. Jah, selle biokavakene on väga hästi ja maitsekalt ja arukalt kokku pandud. Kuid ma leian, et selles on liiga palju jutlusi ja kirikulaule, mis kahjuks eksitavad meie rõõmsat pidu. Ja on öeldud, et inimene ei ela ainult leivast, kuid minu elukogemus ütleb, et ega Jumala sõna ilma leivata ka mingit, Jumala sõnal ilma leivata ka mingit mõnu ei tee. Nii et siis jah. Ahaa, niimoodi. Kallis peremees, mida sina sellest arvad? Jaa, ma arvan ka sedapsi. Ma pole eluaega armastanud pikki jutlusi ega pikki sõnavõttu ega lõua lõksutamist. Teate, Köstri härra, te rääkige üks pisikene jutukene, üks pisikene laulukene ja selle peaks sulle ja su jumalale küllalt olema. Nii räägin mina, Leos Martin. Ja ma arvan ka mu proua on sellega nõus. Kava jääb kavaks. Ja üldse on hilja juba kõike midagi ära muuta. Nii et esiteks üks kõne perenaisele ja ma ootan. Kus on piibel? Piibel, ruttu siia, piibel. Ruttu. Palun. Sai vale piibel äkki? Ei, ma natukene. Ei mida tutvun, vaid... Andke aega. Las süveneb. Armas ristikogudus. Nõnda on kirjutatud aegade suurimas raamatus. Tõusevad, jutlust peetakse. Tõuseme. Kirikuhärra peab kõnet. Mina olen üks roosike Saaronis, üks lillike, mis orgude sees. Kui lillike orjavitste seas, nõnda on mu sõbrake tütarde seas. Kui õunapuu metspuude seas, nõnda on mu armuke poegade seas. Tema varjo alla olen ma himustanud ja istun nüüd sään. Ja tema villi on mu suulaele makkus. Ja tema on mind viinud viinakotta ja armastus on tema lipp me kohal. Toetage mind viinaplaskudega, tehke mulle ase õudse juures, sest mina olen haige armastuses. Õiekesi näikse peal, laulmise aeg on likki tulnud ja turtelt uikese, see häält kuulukse meie maal. Viigipuu on omad marjad küpsetanud ja viinapuud on õitsmas ja andvad head aiso.
tõuse üles, mu sõbrake, minu illuke, tule ära. Aamen. Ja nüüd me laulame meie poolt palavalt armastatud ja austatud Lootvina perenaisele ja tema ümbruskonna heategijale Kadri Parvile. Ta elagu! Ta elagu, ta elagu.